16. ja 17. sajandil leiab Eesti alal aset konflikt, kus pistavad rinda kõik Kirde-Euroopa riigid. Seda ajastut sõjanduses iseloomustavad paljud erinevad relvad ning tulemuslikuks sõdimiseks ei ole vaja osata kasutada ainult oma isiklikku relvastust, vaid samuti tegutseda koordineeritud rühmana. Need oskused võimaldavad hakkama saada mitmekordses ülekaalus oleva, kuid distsiplineerimata vastasega. Palgasõdurid, tol ajal tuntud kui landsknehtid, on teinud sõdimisest oma elukutse ja koondunud eraldi üksustesse. Kui sa oled valitseja, siis korraliku summa eest on nad valmis kandma sinu eest sõjapidamise rasket koormat. Kuid pea meeles, et kui sul peaks raha otsa lõppema, võivad nad asuda kellegi teise, näiteks sinu vastase, teenistusse. Ütleme, et oled kogunud rühma ustavaid kaaslasi ning olete otsustanud hakata palgasõduriks. Järgmisena peate valima oma võitlusviisi ja nendest ei ole puudust. Sel ajal on olemas ka tulirelvad. Need on küll selleks ajaks teinud läbi arvestatava arengu, kuid ei ole veel kaugeltki nii efektiivsed kui kaasaegsed automaadid. Neile lisaks kasutatakse endiselt veel külmrelvi, piike ja mõõku. Seega on sul valida külm- ja tulirelvade vahel. Sa võiksid varustada oma mehed metallist turvisega, anda neile kätte piigid ning asetada nad tihedasse lahingukorda. Nii tekiks lahinguväljale midagi siilitaolist. Piigimüürist oleks raske läbi tungida ning samal ajal saaksite aeglaselt edasi liikuda ning vastast ohutu vahemaa tagant rünnata. Kõlab hästi? Mitte päris. Vaenlane võib relvastada oma mehed tulirelvadega ning aeglaselt liikuv ja tihedalt koos paiknev piigimeste rivi on talle lihtsaks sihtmärgiks. Mis oleks, kui relvastad oma mehed musketite ja arkepuusidega, annad neile padrunivöö koos kuulide ja püssirohuga ning mõõga enesekaitseks. Nüüd on nad musketärid. Nii saate ise tihedalt koos paiknevate jalaväelaste pihta ohutu vahemaa tagant tulistada. Tundub, et parim võitlusstiil on käes. Aga mis siis, kui vaenlane ründab sinu hajusat paiknevaid musketäre ratsaväega? Tolleaegsed tulirelvad on madala laskekiirusega ning kuni musketeid laetakse, on vastase ratsavägi juba teieni jõudnud. Võitluses ratsaväe vastu on sinu musketeridel väga lühikeste mõõkadega raske vastu hakata. Ratsavägi tundub tõesti parim variant. Mis siis, kui paned oma mehed hobuse otsa? Sealt musketiga hästi lasta ei saa, annad neil hoopiski paar püstolit. Püstoliga vastase tabamiseks oleks vaja tulla palju lähemale ning sinu meestele tuleks kasuks mõningane soomus. Oma kiirusega on nad võimelised hõlpsalt jagu saama musketäridest, samas kui piigimehi võivad nad tulistada ohutult oma püstolitega. Siin ei saa vist midagi valesti minna. Aga vaenlane võtab oma piigimehe, paneb ta hobuse selga ning riietab ta paksu turvisesse. Selline sõjamees suudab järele jõuda sinu ratsanikele ning pika piigi ja raske turvise abil võib ta nad lahinguväljalt minema ajada. Hoopis see tundub parim variant. Ostad oma meestele kallid lahinguratsud, varustad nad piigi ja paksu turvisega ning lisaks sellele muretsed ka mitmeid kaunistusi, et vaenlaste seas hirmu tekitada. Sellise sõjamehe rünnakule küll keegi vastu ei pea. Peale piigimeeste, sest neil on lihtne oma rohkete piikidega ratsanikku peatada. Ring on täis. Tundub, et kõige paremat võitlusstiili ei ole. Lahendus on hoopis see, et peaksid moodustama väed, mis oskaksid kõiki võitlusstiile kasutada. Olles pannud sellele vastavalt kokku oma palgasõdurite üksuse, liigute sinna, kus on nõudlus teie oskuste järele. Üks nendest on Eesti ala, mis on 1560. aastatel jagatud 4 riigi vahel. Rootsi, Taani, Venemaa ja Poola on lisaks palgasõduritele toonud siia oma väed, kes võitlevad neile omastes stiilides. Lisaks sellele osalevad konfliktis ka kohalikud mõisamehed, kes teenivad eri pooli. Olete tulnud maale ja valmistute lahinguks vaenlase sõjaväega. Nähes teie tulekut, varjub aga nõrgem vastane kindlusesse. Eelnevate aastasadade jooksul on kohalikud kindlused tugevaks ehitatud ja ilma suurtükkideta neid ära võtta ei saa. Suurtükid on siiski haruldased ja neid saavad endale lubada ainult valitsejad. Varjudes kindlusesse jättis vaenlane oma maad kaitseta. Kui võtad ära vara tema talupoegadelt ja paned hooned põlema, ei saa vastase sõjaväed end enam kohalike talupoegade kulul varustada. Kuna kindlusi vallutada on raske, siis suur osa sõjategevusest taandubki vastastikusele rüüstamisele. Kuigi rüüsteretked tekitavad sõdivates pooltes ebamugavust, ei ole need siiski piisavalt mõjukad, et tuua kaasa ühe poole võidu ja sõja lõpetada. Nii kestab sõda aastakümneid. Aeg-ajalt muutub üks osapool aktiivseks ja saadab maale suure sõjaväe koos suurtükkidega. Need sunnivad üksteise järel mõned kindlused alistuma, kuid ei suuda ikkagi kogu maad enda alla painutada. Seejärel jäetakse kindlustesse väikesed valvemeeskonnad. Ülejäänud väed lähevad koju ja madala intensiivsusega sõda jätkub. Just sellisel moel kestis sõda Eesti alal 16. ja 17. sajandil vaheaegadega üle 60 aasta. Liivisõja alguses valutas Venemaa Ida-Eesti, ülejäänud alad võeti eriisandate kaitse alla. Pärast laiendas oma territooriumit Rootsi, siis valutas Venemaa peaaegu kogu Mandri-Eesti.
Liivi sõja lõpus oli edukas Poola-Leedu. Seejärel algas lühike rahuaeg, millele järgnesid 30 aastat kestnud Rootsi-Poola sõjad. Need olid tasavägised, kuid aja jooksul liikus Rootsi hõivatud ala piir lõuna poole, kuni lõpuks said nad enda kontrolli alla kogu Mandri-Eesti. Selleks ajaks oli Eesti rahvastik sõdade tulemusena kahanenud umbes 100 000 inimesele. Pikim sõdade periood Eesti territooriumil oli aga nüüd lõppenud ning ülesehitus võis alata.